Tere ja tere tulemast tagasi Infoturbe kööginurka. Kohe vaatame, millega Infoturbe maailm meid möödunud nädalal kostitas. Täna räägime näiteks rünnakust Washington Posti ajakirjanike vastu, Euroopa Komisjoni rahasüstist, uuest sihtmärgist kindlustusfirmadest ning lisaks veel mõned teemad. Aga alustame siitsamast kodusest Eestist. Nimelt Riigi Infosüsteemi Amet RIA annab teada, et juunikuus on märkimisväärselt suurenenud Omnivat ja LHV-d imiteerivate petukirjade arv. Ja RIA soovitab siin loomulikult siis tähelepanelikult kontrollida saatja e-posti ning mitte avada õngitsuskirjades olevaid linke. Võrreldes maikuuga on Omniva petukirjade arv suurenenud vähemalt 6-kordselt ning LHV-d imiteerivate kirjade arv vähemalt 4-kordselt. LHV-d imiteeriv kiri palub uuendada kliendiandmeid ning Omnivat imiteeriv kiri rõhutab, et inimene peab maksma tollimaksu oma väidetava saadetise kättesaamiseks. Ehk siis olge tähelepanelikud. Tuntud meediaväljaanne Washington Post teavitas oma töötajaid, et häkkeritel õnnestus saada ligipääs osade ajakirjanike e-maili kontodele. Rünnak oli spetsiifiliselt sihitud siis majandus- ning riigikaitse teemasid kajastavate ajakirjanike pihta ning esialgne arvamus on, et tegemist oli mõne vaenuliku riigi poolt rahastatud häkkerite tegevusega. Rünnak avastati möödunud nädala neljapäeval ning staffi või siis töötajaid teavitati pühapäeval. Euroopa Komisjon eraldab 145,5 miljonit eurot, et ärgitada väikse ja keskmise suurusega ettevõtteid võtma kasutusele kaasaegseid turbelahendusi. Rahastamine toimub läbi 2 programmi. Digital Europe'i eelarvest näiteks on 30 miljonit eurot ette nähtud spetsiifiliselt haiglate ja teiste tervishoiuteenuse osutajate küberturbe tugevdamiseks. Horizon Europe'i vooru eesmärk on seevastu toetada tehisarul põhinevaid turbelahendusi, privaatsust suurendavaid tehnoloogiaid ning tuleviku krüptograafiat. Huvilised peavad taotlused esitama Euroopa Liidu rahastamis- ja hangete portaalis hiljemalt 7. oktoobriks Digital Europe'i programmi osas ning 12. novembriks Horizon Europe'i programmi osas. Häkkerite grupeering Scattered Spider, kes on vastutav siis hiljutiste õnnestunud küberrünnete eest Inglismaa ja USA kaubandusettevõtetele, on nüüd sihikule võtnud kindlustusfirmad. Google'i turbeanalüütikud avaldasid raporti, kus nad siis kutsuvad üles kindlustussektorit tähelepanelikkusele ning pöörama erilist tähelepanu just usalduspettuse rünnete osas kliendi toele. Juba on teada ka 3 õnnestunud küberründest, näiteks Philadelphia Insurance Company ja Erie Insurance ning Aflac. Erilist tähelepanu on kogumas sellise kurjakuulutava nimega uus lunavaragrupeering nagu Anubis. Tegemist on siis, nagu ma ütlesin, üsna uue grupiga. Nende aktiivsus sai alguse millalgi möödunud aasta detsembris. Grupp pakub niinimetatud ransomware as a service ehk siis lunavara teenusena ning tähelepanuväärne on see, et nad on lisanud oma pahavarasse lisaks failide krüpteerimisele ka andmete kustutamise funktsionaalsuse, mis teeb nad eriti jõhkraks ning salakavalaks. Sisuliselt avab see siis ukse taas topelt väljapressimisele, et kus failid on võimalik kustutada isegi siis, kui lunaraha andmete kättesaamiseks on juba makstud. Ja just paar päeva tagasi tuli info ka ühest üsna tuntud ettevõttest, kelle andmeid siis Anubise poolt õnnestus varastada. Nimelt Disneyland Pariisi andmeid või konfidentsiaalseid andmeid saadi läbi 3. osapoole rünnaku. Rootsi autogigant Scania kinnitas meediaväljaannetele, et neil oli turbeintsident, mis puudutas spetsiifiliselt siis nende kindlustusosakonda ning alamdomeeni insurance.scania.com ja selle käigus varastati siis kindlustusnõuete dokumente. Ründajad kasutasid ära varasemalt lekkinud kasutajatunnuseid ja Scania rõhutas, et tegemist oli välise IT-partneri poolt hallatud teenusega. Taas üks näide usaldusväärse partneri valiku ning hilisema koostöö olulisusest. Kas vaatajate hulgas on ka Minecrafti mängijaid või mängib noorem põlvkond kodus seda tuntud arvutimängu? Käimas on laiamahuline ründekampaania just spetsiifiliselt Minecrafti mängijate pihta.
Rünnatakse neid mängijaid, kel meeldib kasutada siis erinevaid moode ja petuprogramme. Pahavaraga moodid nakatavad siis Windowsi arvuteid infovarguse pahavaraga ja tänaseks on seda leitud juba vähemalt 1500 erinevast arvutist. Ja viimaseks üsna huvitav lugemine. Soome ohutusjuurdluse amet avaldas lõppraporti möödunud aastal toimunud Helsingi linna haridusosakonna küberturbe-intsidendi kohta. Raport oli, nagu ma ütlesin, üsna huvitav lugemine ja samas ka muret tekitav lugemine. Mõned võtmemärked, mis ma enda jaoks sealt tegin. Ligipääs saadi läbi paikamata võrguseadme ja kurb selle juures on see, et võrguseadme nõrkused olid teada, uus seade oli juba olemas, kuid viimased 2-3 aastat tegeldi siis uue seadme paigaldamisega. Varastati ligi 2 terabaidi ulatuses andmeid, intsidendi kulud ületasid 1 miljoni euro piiri ning varastati andmeid 150 000 õppuri ning 38 000 töötaja kohta. Rünnak õnnestus, kuna pahalastel oli võimalik tegutseda päris pikka aega. Nimelt puudus adekvaatne turbemonitooring ning puudulike protsesside tõttu jõudis info kahtlasest tegevusest õigete IT-inimesteni alles 5 päeva pärast. Raporti kokkuvõtet on võimalik lugeda ka eesti keeles, panen lingi siia alla video kirjeldustesse. See oli tänaseks kõik. Kohtume taas nädala pärast.